1988. aasta laulev revolutsioon tähendas Eesti rahva vaimset vabanemist Nõukogude võimust. Paraku otsustati Eesti asjad Moskvas ja Nõukogude Eesti võimudel puudus igasugune võimalus otsustada omal maal toimuva üle. 1988. aasta 16. novembril kuulutas Eesti NSV Ülemnõukogu, et Eesti NSV seadused on Eestis NSV Liidu seaduste suhtes ülimuslikud. Selles majas olin ma ametis 37 aastat ja veetsin nende aastate jooksul enamuse oma ärkveloleku ajast. Need dokumendid, mis saali jagati, käisid meie paljundusbüroost läbi ja jälgisin siis, kui istungjärk toimus, seda tööd siin, et mismoodi need asjad lahenevad. Ja kui siis tõesti nii suure häälte enamusega nad vastu võeti, siis tekkis selline emotsionaalne kõrgendatud seisund, et meenusid lausa viimsest reliikviast teada olevad laulusõnad, et mets ja maa saavad meitele. Et see sisuliselt nagu tähendaski seda, et eestlased saavad jälle olla peremehed omal maal ja kõik Eesti rikkused kuuluvad jälle eestlastele. Selline samm kutsus esile Moskva raevuka reaktsiooni. Moskva nõudis seaduse otsekohest tühistamist. Nii sai meile selgeks, et Eesti peab taotlema täielikku iseseisvust. Järgnevatel aastatel koondus iseseisvuse nõude idee taha enamik Eesti rahvast.